Nüüd läheme tempokalt edasi. 7. esineja, meie paneelis eelviimane esineja on Pirko Konsa Tehnopolist. Tema kohta leidsin järgmise tsitaadi ajakirjandusest. Eesti eeliseks konkureerides teiste Skandinaavia maadega on paindlikkus ja kiiremad otsused. Seda peaks toetama ka meie haridussüsteem. Kui me suudame nõudlusest tingituna kiiresti adopteerida haridussüsteemi, ei pea ettevõtted muretsema spetsialistide leidmise pärast. Palun. 6.40 aega hakkab tiksuma. Nii kui sa siia jõuad, no juba ennem läheb kohe. Ja rohelisele vajutad siis. Nii, on kuulda. Austatud peaminister, austatud kuulajad. Püüan siis kiirelt anda mõned mõtted. Räägin peaasjalikult siis ühest ideest, mis ma arvan vääriks kaalumist. Ja selleks, et oma ideele nagu tuge leida, siis ma vaatasin eile õhtul natuke Vikipeedias ringi erinevaid tsitaate. 1 ja 2 tsitaati leidsin Lennart Merilt. Esimene on siin ees ja ma arvan, et oluline on see, et meie väärtus peab olema inimestes. Ja teine oluline, ma arvan, millele tuleks mõelda, on see, et meil on praegu väga unikaalne aeg ja võimalus sellest kriisist kasu lõigata. Kui me nüüd vaatame siit edasi, siis me oleme väga uhked selle üle, et meie majandus on väga avatud, aga meil on üks majandussektor, mis minu arvates ei ole väga avatud. Ja ma küsin, et kellega täna konkureerivad meie ülikoolid ja kelle nimel nad konkureerivad. Sobrasin natukene ringi, leidsin ühe Top Universities on niisugune nimekiri koostatud maailma kõige konkurentsivõimelisematest ülikoolidest. Helsingis on 2 ülikooli, mis mahuvad maailma 250 parema ülikooli sisse. Lisaks sellele on Üvaskülas ülikool, mis on 200. Eestist ainult Tartu ülikool tänu loodusteadustele mahub siis 600 sekka. Ma arvan, et Tallinnas võiks ära teha eksperimendi ja Soome eeskujul teha Aalto ülikooli. Ja mõelda selle peale, mitmendad me tahame maailmas olla. Selleks, et seda teha kiiresti, ma arvan, et on selge, et me peame sisse tooma õppejõude ja teadlasi. Ja nagu varem ka mainitud, me peame kuskile suunas fokusseerima ja mõtlema selle peale, milles me nagu eriti tugevad oleme. Ma ise arvan, et IT üksinda on liiga ümmargune, me peaksime mõtlema palju konkreetsemalt, näiteks IT turvalisus või midagi taolist. See kõik on kindlasti väga kulukas. Tekib kindlasti küsimus, et kes see siis selle eest maksab. Ja ma arvan, et uus sõna Avera ehk avaliku erasektori koostöö on see, kus peab peituma lahendus. Erasektor peab hakkama panustama rohkem kõrgharidusse. Ma ei mõtle ainult eraettevõtlust, ma mõtlen ka eraisikuid ise. Sest nemad ilmselt oskavad palju paremini vaadata nõudlusele otsa võrreldes sellega, kuidas seda täna suhteliselt bürokraatlikult riiklikul tasandil planeeritakse. Selleks on 2 võimalust minu arvates päris konkreetselt. Esiteks see, et võiks maksupoliitiliselt soodustada nii seda, et oma töötajad, et ettevõtted saaks oma töötajaid siis tasemeõppes koolitada, kui ka teiseks, et leida ja motiveerida ettevõtteid tegema oma annetusfonde, mille kaudu neil oleks siis võimalik ka ülikoolidele esitada oma tellimusi. Teine pool on see, et ilmselt sellest ainult ei piisa ja me peaksime mõtlema natuke laiemalt, et kuidas Eesti saaks olla atraktiivne koht elamiseks ja töötamiseks maailmakodanikele. Ja mis on need argumendid, millega me meelitame järgmise Rootsi või Taani ärimehe Eestisse, et nad siin teeksid ettevõtte nimega Skype, mille üle mõni uhked oleme. Ma arvan, et sotsiaalmaks tuleks selles mõttes võtta sihikule, sest täna on
kõrgepalgalised inimesed, et mida kõrgemat palka sa maksad, seda rohkem sind riik selle eest karistab. Ja tuleks mõelda ka natuke selle peale, et just kiiresti arenevates firmades täna käsitletakse kõikvõimalikke selliseid tulevikus võib-olla teenitavaid tulusid juba nii-öelda palgana. Ilmselt selleks, et midagi kiiresti ära teha, on vaja suunata veel rohkem tudengeid välisülikoolidesse õppima, sest sealt nad leiavad endale sõbrad, kontaktid ja meil endal täna selliseid ülikoole ei ole. Me võiks mõõta seda, et palju meil andekaid inimesi maailma tippülikoolides õpib, kellest võiks olla lootus, et nad tulevad tagasi ja midagi siin korda saadavad. Elukeskkonna kvaliteet peab tõusma kuskile sellisele tasemele, et ka inimesed, kes armastavad elada Hispaanias, tunneksid põhjust tulla siia ja luua lisandväärtust siin. Ma arvan, et väga tähtis on selles valguses just see, et mitu minutit, mitu tundi kulub meil maailmaga ühenduse saavutamiseks. Olgu see siis Tallinnast, Tartust või Narvast. Et see on, täna on ilmselt võtab vähem aega sõita lennukiga Londonisse, kui sõita autoga Narva. Maailma kodanik on ilmselt nõudlik kultuuritarbija. Me peaksime nägema siin midagi laiemat. Ja me peaks küsima, et kas meie kultuurikeskkond tegelikult toetab seda, et need välismaalased, keda me nii väga ihkaks siia tuua, tuleksid siia. Ühe kõrgtehnoloogilise ettevõtte siia toomine võtab aega, ma arvan, sellest hetkest, kui me hakkaksime sellega tegelema 5-7 aastat. Ja see sõltub väga paljuski sellest, kas meil on neid inimesi pakkuda või ei ole. Me peame ise suutma teha need valikud, millised valdkonnad on õiged. Ettevõtjaks ei saa õppida, ettevõtjaks kasvatakse ja alustava ettevõtluse toetamine mitte ainult avaliku sektori poolt, vaid ka erasektori poolt on üks osa ettevõtjate harimisest. Ja ma arvan, kõige tähtsam on see, et me erinevad eluvaldkonnad omavahel ühenduma paneks. Aitäh! Aitäh sulle! Kõige tähtsam jäi sul ütlemata. Tänan. Ma sain aru.